jah, ja selles mõttes see võib olla tõepoolest kõige suurem üllatus praegu üldse, et Arsenal kaotas, arvati, et see on küll kindel näitaja, kindel põhjus, miks Petr Cech võiks ja peaks täna alustama. Näeme, et Wenger on... Oi, kui kiiresti tuli 40 sekundiga Cavani, esimene puude pallile ja PSG teeb siit ikkagi praegu hullu alguse. Võib-olla pärast Ibrahimovitši lahkumist PSG on taga nutnud, et neid selliseid tsenderdusi kasti võib teha, aga selle üle mehi, kes seda ära nopib, aga siit Cavani selle nopib ja lööb siis oma tänavuse hooaja loomulikult esimese meistrite liiga värava ja see on talle kokku meistrite liigas 18. tabamuseks ja Unai Emery, no ütleme nii, et kõvad pinged on hetkel mehel õlgade pealt maas. Ja vot see on see koht, kus Cavani peab hakkama ära lööma neid asju. Matuidi. Ja korra ütlesime, et eelmisel aastal alustas esimeses voorus Arsenal kaotusega. Mitte väga, seal ta juba on ja juba sealt see sööt läheb Di Mariale, juba tagasi ja kas lööb ära ka? Ei! Nii et ei isegi mitte lohutuseks nurgalööki ei saa siit prantslased. See oleks olnud loomulikult ikkagi sellele mehele kahtlemata korralik emotsioonipauk tulla ja sealt pool vigasena kohe ära lüüa. Väikse grimass ja mees ikkagi jätkuvalt teeb. Napadajaši Tarannova tipa ehk et selline väga jõuline, füüsiline läheb nagu läbi mehe. Ja siin on võimalus nüüd, ei tule. Lihtsalt ette, konksuga mööda, aega ja ruumi oli küll. Ja huvitav, mis selle Ospinal nüüd seal juhtub, et ta sinna lebama jääb, sest siin küll saab pihta ainult palliga ja mitte võib-olla see välja sirut, ei kõik tundus... lihtsalt see Ricochet, see teine põrge tuleb näkku. Ja. Kõik loeb hästi. Ja et Arsenal teinud 2 vahetust, PSG ei ole veel ühtegi vahetust teinud. Ja võrreldes Coqueliniga kindlasti natuke rohkem ründav. Enam Cavanile ei anna. Sa ei suuda niikuinii ja lööb peale sealt ja saab pihta ka ja Ospina on vahele. Ospina on need paar viimast korda küll väga hästi ikkagi tagant tassinud, et väravahtada PSG kaitseliini. Özil näiteks, miks mitte, kes ei ole võib-olla ka väga millegagi silma paistnud, vot nüüd näiteks. Aga ikkagi jätkuvalt, see seis on ainult 1-0, et see... Ja nüüd Ojobi saab ja esimest korda Raani ja tuli ära. Alexis Sanchez saab selle kirja ja see, mis oli õhus, see tuli ära, Arsenal saavutab. Ja põrkab otse Sanchezi jala peale, siit see võimalus tuleb. Özil leiab väga hästi üles sealt keskelt mehe, seal penaltipunkti juures. Iwobi täiesti üksi tegelikult tol hetkel. Ja siit ka ei näinud meeste tagant. Ja sellist vastu tulevat palli, sellist lööks isegi. No ei taba veel kõige paremini, see käib siin sellise põrke läbi, aga väravahi jaoks ikkagi piisavalt lähedalt, piisavalt tugevalt, et seda püüda noormees küll ei jõua. Ja sinna läks hetkel, see mäng oleks pidanud ammu läbi olema, aga see mäng... Vahelduseks keegi teine. Sanchez. No siin on selline 3-4 vastu, 4-4 vastu on praegu olukord. Iwobi saab ühe korra veel proovida ja nüüd me näeme... Ja siin Giroud vaatab, kuidas see pall niimoodi poole meetri jagu üle peadast üle lendab ja siin... Pakse veel kiiret pallmängu, 1,5 minutit on jäänud. Verratti... Oi! Ja seal Giroud läks nüüd midagi tagasi tegema, kas kohtunike brigaad selle ära fikseerib? Ja nüüd kas vilistataks, midagi toimub edasi ja seal mehed kaklevad ja Giroud saab punasesid. Ei, mõlemad, mis asja? Verratti saab ja mis nüüd siis? No siin Verratti läks 4. kohtuniku käest küsima. Korras, Giroud lahkub. Ja see on ikka tegelikult, nüüd näeme. PSG unelmate lõpp. Ja tuleb ei! Näeme, et on lähedal tegelikult.
ja ei saa pead vahele. seal on tõesti, seal on ikka sentimeetrite mäng praegu ja BSG oleks selle 3 punkti siit veel kätte saanud. aga ei saanud.